Olen Ivo Sibul, töötan nagu eelkõneleja Reet Roosalugi Maa-ameti geoloogia osakonnas ja üheks minu tööülesandeks on siis nende geoloogiliste andmete avalikkuseni toomine. Ehk siis esimene koht, kust neid andmeid võiks saada, on siis Maa-ameti geoportaal. Põhimõtteliselt on ka teisi variante, on Eesti avaandmete portaal ja on ka Inspire teenused, aga neist ma täna ei hakkaks pikemalt rääkima, et Inspire kohta võite ka Maa-ameti geoportaalist lingi leida ja avaandmete portaali ilmselt leiate ka veebist ise üles. Et Reet juba rääkis siin kaardirakendustest XGIS2-st, et mina läheks siis ruumiandmete juurde. Et Maa-amet on üks suur asutus, meil on siin alates maakatastri andmetest kuni kõrgusandmeteni ja siis vahepeal on siis ka geoloogia. Et vaatakski siis lähemalt neid geoloogia andmeid, mida me saame pakkuda. Geoloogiline baaskaart. Ei hakka siin pikemalt rääkima, kes tahab, saab ise lugeda. Levitamise mõttes pakume siis Esri ja MapInfo faile ja üldiselt siis on võimalik alla laadida kogu see geoloogilise baaskaardi levitusandmebaas. Kas jah, et andmed Reet juba rääkis, et kui uusi andmeid saame, siis niipea kui võimalik teeme ka avalikuks. Ja siis viisakas oleks ka andmete kasutamisel viidata, et kui need andmed on koostanud geoloogiateenistus, siis lisaks Maa-ametile ka geoloogiateenistus ära mainida. Andmete allalaadimise link on siis siin, et siin on näha siis need formaadid, mida saab alla laadida. Ja ei hakkaks praegu pikemalt sellest rääkima, Reet juba kirjeldas seda geoloogilist baaskaarti. Et läheme siis järgmiseks 400 000 kaardid. Et see on siis kohtades, kus 50 000 geoloogiline baaskaart on puudu, siis praktiliselt ainuke võimalus on kasutada neid 400 000 kaarte. Et allalaadimiseks on siis järgmised variandid, on Esri 2 versiooni, et kujundusega MPK fail või siis shapefail ja MapInfo tab fail. Nüüd maardlate andmetest rääkis pikemalt. Et hiljem oma QGIS-i näites siis kirjeldan, kuidas neid andmeid saaks ka vektorkujul VFS teenusest kätte. Ja võib-olla siis korraks ka ära mainida seda, et andmete liikumine ei ole ainult ühes suunas, et Maa-amet ka kogub andmeid. Üks on siis uuringupunktide laboriandmete veebiliidese kaudu esitamine. Et tulevad Maa-ametisse sisse ja Maa-amet siis teisest otsast annab need välja avalikkusele. Ehitusgeoloogia andmekogust Reet ka juba rääkis, et samamoodi seal on võimalik andmeid meil siis vastava rakenduse kaudu sisse võtta, et saame ehitusgeoloogia uuringu aruandeid PDF-idena levitada. Ja ruumikujud on siis kas VFS teenuse kaudu kättesaadavad või ka on võimalik siit samast kohe alla laadida Esri, Shape, MapInfo tab, MicroStation ja kas või ka siis Exceli tabelitena. Puursüdamike andmebaas on siis väljund selle geoloogilise baaskaardi andmepunktide kirjelduste näitamiseks ja fotode näitamiseks. Ja sealt saab ka selle andmebaasi välja võtta CSV kujul kätte. Ühtlasi näitame XGIS2 rakendustes ja on ka VFS teenustes kättesaadavad põlevkivi alt kaevandatud alad. Et see on siis Tallinna Tehnikaülikooli poolt varem teostatud uuringute tulemused. Et siin on nüüd Esri shapefailidena kui MapInfo kujul kättesaadavad. Ja samamoodi geoloogiafond, mis on siis Eesti Geoloogiateenistuse teema, et on lisatud meil need VFS teenuse kaudu Maa-ameti teenustesse, ehk siis oleme veendunud, et mida rohkem andmeid on võimalik ühest kohast kätte saada, seda parem see kasutajatel on.
ehk siis kõikides meie geoloogia kaardi rakendustes on võimalik kasutada neid geoloogiafondi alasid. ja samamoodi on siis võimalik tegelikult neid ka teenuste kaudu VFS-ist, VMS-ist näha. aga nüüd siis lähekski ehk QGIS-i juurde. ja prooviks siis teha läbi ühe näite, et kuidas meilt on siin küsitud vahel, et kuidas saaks kätte vektorandmed ja lisaks siis vektorandmetele ka nende andmetele lisada käänupunktid näiteks, et mäeeraldise ruumikuju siis nurgapunktid. et teekski sellise näite läbi siin. et kui me uue projekti QGIS-is avame, siis mõistlik on alati kasutada koordinaatsüsteemiks meie kohalikku EPSG 3301 ehk siis LS97, et valimegi selle koordinaatsüsteemi ja siis alustame uut projekti. et lisame siis ühe mäeeraldise kihi siia, lisakiht ja add VFS layer ja sellest VFS-i teenuse lisamisest ma ei hakka nagu pikemalt rääkima, et see on saadaval geoportaalis on nii videos kui ka juhendis ära kirjeldatud, et mul on see ühendus juba siia tehtud. Ühendan selle maardlate teenusega, sorteerin siin selle kihtide loendi pealkirja järgi ning lisame siia aktiivse mäeeraldise kihi. Nüüd on need mäeeraldised meil siin kaardivaates näha. Võtame lahti atribuutide tabeli ja sorteeriks korra siit ka pealkirja järgi, need nimetuse järgi. Mind huvitab karude 3 liivakarjäär näiteks. Klõps on siin ja zoom to feature ehk siis läheme sinna, kus see karude on. Nüüd olekski siis vaja esmalt teeks selle mäeeraldise enda ekspordi, ehk siis läheme siia kihtide menüüsse ja valime siit ekspordi ja save feature as ehk siis aknasse paneme failina nime. karude 3 mäeeraldis ja valime siis salvestustüübiks SRI shapefile'i. Ja siit paneme salvesta ainult valitud nähtused, kuna meid huvitab ainult üks mäeeraldis ja paneme OK. Nüüd tekkis siia kaardile siis see uus kiht. Kui me selle atribuutandmed avame, siis peaks nägema, et meil on siin üks mäeeraldis. Võib ka lõppu kerida, vaadata, kas andmed on ajakohased, ehk siis on 3. november tänase kuupäevaga. Nüüd läheme teeme siis nende, siin on 5 lahustükki, ehk siis sooviks saada nende lahustükkide nurgapunktid kätte. Selleks võtame siit tööriistade juurest, kirjutan siia, hakkan kirjutama vertexeid, inglisekeelsed tööriistad, extract vertice siis on selle tööriista nimi. Nüüd teeme siia, praegusel juhul piisab ajutisest kihist, et ei ole vaja eraldi kihti eksportida. Ja panemegi käima selle. Et seda kindlasti ka jälgida, et siin on see õige koordinaatsüsteem. Nüüd tekkisid siia mäeeraldisele need nurgapunktid, aga sellel hetkel veel ei ole tabelis neid XY koordinaate, et lisame siis need ka XY koordinaadid. Sellise tööriistaga nagu add XY fields to layer. Et valime siis sisendiks selle käänupunktide, mida me just tegime
koordinaatsüsteem vahetame EPSG 3301 vastu ja selle tulemuse võiks tegelikult praegusel juhul salvestada näiteks Exceli failiks kohe. Teeme ta siia. Varude 3 vertex. Ning salvestame. Nüüd me teeme selle Exceli faili lahti, mis me just äsja tegime. Päris suur hulk andmeid, neid punkte seal ikkagi on, et 42 punkti on 5 lahustüki kohta. Ja kui me kerime siia lõpupoole, siis siit näemegi, et meil on siin X, Y, tegelikult on need küll vahetusse läinud, et kui me tahame korralikult seda vormistada, et siis me peame siis nii-öelda X on meil 7-kohaline, Y on tegelikult 6-kohaline, et veerud ära vahetama. Aga mida me veel näeme siit, et on võimalik ka eristada lahustükke, et see vertex part on siis näitab, et millise lahustüki punktiga on tegemist, et numeratsioon algab 0-st, ehk siis tegelikult on siin 0-st 4-ni ongi 5 lahustükki. Ja siis esimene ja viimane koordinaat on topelt, ehk siis kui me siit nullid ära kustutame, siis saamegi siit kätte kõik need 5 lahustüki nurgapunktid koos koordinaatidega. Et see on siis üks võimalus, kuidas kiiresti saab VFS teenusest neid andmeid kätte. Ja korraks võib-olla lisada siia ka siis näiteks katastriüksuste kiht. Et seda ma saan kätte ühest teisest rakendusest, teenusest. Ja vajutame lisame. Ehk siis põhimõtteliselt on võimalik siit ka kõik kehtivad katastriüksused shape kujul näiteks eksportida, samamoodi nagu me tegime määraldisega. Nüüd võib-olla lõpetuseks võtaks lahti ühe varasemalt tehtud faili ja näitaks siit siis, et mis andmeid on veel, millistest teenustest võimalik kätte saada. Ehk see on see sama karude piirkond siin Tallinn-Tartu maantee ääres. Meil on siis need 5 lahustükki siin, kus on need iga lahustüki nurgapunktid ära toodud siniste punktidena. Et on võimalik saada VFS teenusest kätte geodeetilise võrgupunktid. Et siin lähedal on näiteks tihendusvõrgu punkte näidatud. Siis on võimalik meil sisse tuua geoloogilise baaskaardi andmepunktid. Keskkonnaregistrist on toodud puurkaevud koos nende sanitaarkaitsealadega, ehk siis puhvrid ümber. Samuti on võimalik sisse tuua TalTechi turba andmebaasist näiteks turba uuringute punktid. Et kui me siin vaatame, tegelikult on need lisatud juba ka geoloogilise baaskaardi andmepunktide hulka, ehk siis kui infopäring teha, on võimalik siit lingi kaudu jõuda sinna turba proovipunktide detailsemate andmete juurde. Määraldised varud on siin nagu üks kogu aeg praegu sisse lülitatud. Katastriüksused, mida me siin enne eksportisime, on võimalik sisse tuua. Geoloogilise baaskaardi maavaradest. Et siin lähedal näiteks on üks kruusa leiukoht ja on kuskil ka levialasid ja perspektiivalasid. Geoloogilise baaskaardi VMS ja VFS teenustest on võimalik tuua näiteks pinnakatte paksuse isojooned. Siit legendist on näha ka, et millised on VMS ja millised siis on VFS teenuse kihid, et VMS-i puhul on siin selline male ruudustik näidatud.
et kui on tegemist ruumikujudega ehk siis VFS teenusest saadud andmetega, siis neil on teistsugused leppemärgid ees. Ja sisse saab tuua siia Eesti Geoloogiateenistuse VFS teenusest geoloogiafondi uuringualad. Ja siin on siis võimalik ka infopäringu kaudu jõuda näiteks siis ka vastavate aruande PDF failideni. Siin on päris mitu uuringut ühe koha peal, et lingi kaudu saab siis geoloogiafondi rakendusse liikuda siit. Ja samamoodi on meil võimalik sisse tuua Maa-ameti ehitusgeoloogia VFS teenusest vastavad uuringualad. Päris lähedal ei ole ühtegi, aga mõned eemal on. Ja infopäringu kaudu on võimalik siis ka sealt jõuda nende aruannete failideni. VMS-i kaudu on sisse toodud siia kitsenduste kihid, et siin praegu hetkel infopäringut ei tööta, aga vähemalt on aru saada, et kus millised piirangud on. Ja siis lõpuks on siin ka ortofotod ja värvilised reljeefivarjutused. Et põhimõtteliselt neid valikuid on hästi palju, et tuleb ainult teada, et millisest teenusest milliseid kihte on võimalik kätte saada. Et võib-olla siis lähekski korraks sinna geoportaali tagasi. Et võtame siit selle teenuste lehe lahti. Et üks oluline punkt on siin, et kui teenuseid ka kasutatakse ja kusagil need tulemused avalikustatakse, et mingites aruannetes või trükistes, et siis oleks soovitav ikkagi viidata, et kes on need andmete omanikud või et kui on kasutatud Maa-ameti teenuseid, siis Maa-ametile viidata. Ja lõpetuseks soovin tänada kõiki neid asutusi ja isikuid, kes on Maa-ametile andmeid esitanud, et oleme seisukohal, et mida rohkem andmeid on võimalik kättesaadavaks teha ja avalikustada, et eelkõige need võiks muidugi olla kvaliteetsed ja ajakohased andmed, et siis seda kokkuvõttes seda paremad on ka tulemused, et suudetakse teha paremaid otsuseid, maapõue puudutavaid otsuseid. Et see olekski minu poolt praegu kõik.